Vanemaharidus toetab. Mida pakkida haiglakotti? Mida lähemale sünnituse tähtaeg, seda enam hakkavad emad mõtlema, mida haiglasse kaasa võtta. Järgnevalt mõned soovitused teistelt sünnitajatelt ehk emadelt endilt. Kindlasti haara kaasa dokumendid, kas ID-kaart või pass ning rasedakaart. Ära unusta mobiili, laadijat, fotoaparaati, varupatareisid või laadijat ning mälukaarti. Mida selga panna? Haiglasse minnes võiks seljas olla mugavad riided. Dressid ja T-särk on ideaalsed. Ära unusta vähemalt ühte komplekti varuriideid. Jalas võiksid olla libisemist takistavad sokid, ka sussid või kergelt jalaotsa lükatavad plätud. Paki kaasa vähemalt 2 paari imetamisrinnahoidjad ja rinnapadjad. Kindlasti on vaja kaasa võtta hommikumantel ning eest nööbitav öösärk, mis teeb imetamise lihtsamaks. Isegi kui sa ei kavatse last rinnaga toita, kuluvad need ära lekkiva piima imamiseks. Mugavaid aluspükse võiks kaasas olla 3-5 paari. Apteegist on võimalik osta ka ühekordseid aluspükse ja kindlasti ära unusta sünnitusjärgseid sidemeid tugeva veritsuse jaoks. Tualettarbed. Võta kaasa ihupiim ja kehaõli, millega saab vajadusel ka seljamassaaži teha. Nimekirjas võiksid olla ka juuksehari ja patsikumm, seep, šampoon ja balsam, mõned rätikud ja vanniline, hambahari ja hambapasta, küünekäärid, mis sobiksid ka beebile ning muud tualettarbed, millega igapäevaselt harjunud oled. Ka võiks kaasas olla veepihusti või aloe veeraga niisutatud salvrätikud, mis sünnitamise ajal jahutust pakuvad. Paki kaasa veel ka huulepalsam, sest kuiv haiglaõhk võib huuled valusaks teha. Kuigi see võib enne sünnitust täiesti tühise asjana tunduda, ei teeks paha, kui võtaksid kaasa ka mõned meigitarbed esimeste perefotode tarvis. Ajaviiteks ja rahustuseks sobivad MP3 mängijad ja tahvelarvutid või kaasaskantavad videomängud. Paki kotti ka mõned ajakirjad ja raamatud kergeks lugemiseks. Kirjutustarbed. Vajadusel saab kirjutada üles beebi ärkamised, söögikorrad ja mähkmevahetused. Samuti on hea kirjutada üles kõik tekkinud küsimused, mida hiljem arstile või ämmaemandale esitada. Kui haiglatoit pole meeltmööda, paki kaasa ka tervislikud suupisted. Eriti hästi sobivad kuivatatud puuviljad ja pähklid. Joogiks teekotikesed lemmikteega, puuviljamahl ning mineraalvesi. Võta kaasa ka kõrs, et joomist lihtsustada. Mida beebile kaasa võtta? Kindlasti koju tuleku riided, olenevalt aasta ajale mõtle ka väliriiete peale nagu mütsid, sokid ja sallid. Haiglas oleku riided, vähemalt 1-2 komplekti ning soovituslik on pakkida kaasa ka mähkmed. Kaasas võiks olla ka mõni soe tekikene. Kindlasti ka lutipudel ja lutt juhuks, kui lapsele on vaja lisapiima või rinnapiima asendajat anda. Ning lõpuks turvahäll kojusõiduks. Selle saab tugiisik muidugi hiljem järele tuua, aga ei teeks paha, kui see juba kuskil ukse lähedal valmis oleks. Juhuks, kui sa ei kavatse last rinnaga toita, palutakse sul mõnes sünnitushaiglas steriliseerimis- ja toitumisvarustus, sealhulgas ka piimasegud ise kaasa võtta. Pea nõu oma ämmaemanda või haiglaga, millised asjad on haigla poolt ja mida peab kindlasti ise kaasa võtma.